Tere kaunist laupäeva hommikut teile minu poolt ja kuigi ma tahaks veel magada, siis meil on üks väga eriline päev ees ja ma pean ärkama, sest meil tuleb poole tunni pärast sõbranna mees siia ja hakkab meil siis pahteldama 2 tuba. Maja on natukene vajunud nüüd paari aastaga ja mingid praod on tekkinud. Tegelikult neid peaks garantii korras parandama arendaja, aga lihtsalt see on nii aeglane protseduur ja me tahame neid seinu värvida, nii et me mõtlesime, et okei, me nendes 2 toas siis pahteldame ise ära ja siis värvimegi sassi kabinetti siukseks tumeroheliseks või keskmiseks roheliseks, täpselt ei tea, kuidas see värv jääb ja siis lapsetoa, meie beebitoa värvime roosaks, mis ma hakkasin ka mõtlema eile mingi, oh my god, äkki mu lapsele ei meeldigi roosa, aga ma tundsin, kuna mulle endale meeldib väga siuke neutraalne mööbel ja eriti alguses ma kuidagi kõik asjad ju maksavad nii palju, et kui sa ostad omale mingi diivani, siis sa nagu mina isiklikult ei julge eksperimenteerida mingite värvidega, sest kõik asjad on nii kallid. Ehk siis minu jaoks oli alati turvaline valik, kui me valisime asju, mingid beežid asjad, neutraalsetes toonides asjad, aga nüüd ma näen, kui ma olen siin 2 aastat juba elanud, et nüüd ma lisan ikkagi värvilisi pleede rohkem. Jõuludel mulle meeldib kaunistada värviliselt. Ikka siuksed maatoonid, aga näiteks roheline meeldib mulle väga. Ja mulle tunduski lapsetoas ka, et me samamoodi valisime väga siukse neutraalse mööbli, et äkki kõik jääb siuke väga pläss. Ja ma isiklikult ei ole seda mingit sooneutraalse beebi usku, et kõik peab olema beež ja mis iganes, et mulle isiklikult meeldib, et tüdrukul on paar roosat asja ka, mitte mingi megaroosa manna võib-olla ainult, aga siuke nagu norm tasakaal, nii et ma mõtlesin, et okei, kui kõik ülejäänud asjad selles toas on pigem siuksed neutraalsed, et äkki need seinad võiks olla siuksed maaroosad. Ja ma otsisin päris kaua seda värvi ja tegelikult ma tellisingi selle internetist, aga maaroosa. Väga tahtsin nagu kuidagi ikkagi seda farmhouse-ilikku niivõrd kuivõrd vibe'i hoida. Meil kõik siin asjad ei ole ka farmhouse-ilikud, aga natuke siukene nagu maalähedane stiil ka lapsetoas. Nii et eks näis, poole tunni pärast tuleb siis meil sõber siia ja hakkab toimetama. Ta ütles ka, et ei tea isegi, kas ta jõuab 1 päevaga valmis, sest 2 tuba peab pahteldama. Ma ei tea, võib-olla peab homme tagasi tulema või mingi muu päev. Aga vähemalt see protsess läheb käima, mis on minu arust tore, sest me oleme oodanud seda päris kaua ja nüüd juba 2,5 kuu pärast on tähtaeg ka. Et võiks siuksed suuremad asjad vast ära teha, sest siis me saame kõik mööbli kokku panna ja organiseerida asjad. I woke up in the middle of the night. Na, na, na. And I wondered how you're always right. It gets me. Update on igal juhul selline, et siin on neid pragusid palju rohkem, kui me ootasime ja ilmselt neid tekib veel tegelikult juurde ajas maja vajumisel. Aga me oleme juba 2 aastat siin oodanud ja minu arust nende garantiitöödega ongi mingi, võib veel minna ülikaua aega, ehk siis kui kunagi tulebki see garantiitöö ka veel peale. Aga täna oleme vähemalt praegu poole päevaga siis siin nii kaugele saanud, et 1 tuba on pahteldatud ja teine tuba on praegu siis kiletatud ja põrand pandud. Aga sõbrannamees ütleski, et ta tahaks kindlasti täna veel teise toaga ära pahteldada ja siis teipida kõik ära homseks, et põhimõtteliselt siis ta homme saab veel tulla ja homme saaks juba hommikul panna esimese kihi värvi peale ja teoorias peaks ilusti kiiresti kuivama tavaliselt 1 kiht õhukest värvi siseruumides, et loodetavasti saab siis õhtupoole panna teise kihiga peale ja oleks nii-öelda tehtud. Ja jah, kui tekib mingeid suuremaid defekte, siis nii või naa tegelikult arendaja ja ehitaja poolsed garantiitööd peaks tulema mingi hetk peale. Nii et suht tüütu, aga teises küljest vähemalt ma juba ise seda tegema. Ma mõtlen, et juba on mingi 4 tundi läinud ja tegelikult kõik, mis tundub nagu pealtnäha hästi lihtne minu arust ehituses, alati ongi mingid üllatused. Ta oligi mingid pragusid ta isegi näinud alguses, kui ta käis vaatamas tube, aga lähemalt inspekteerides oli neid palju rohkem, kui ta ootas. Ja ma olen lihtsalt tänulik, et keegi teine sellega tegeleb. Nii et jah, ma ise olengi siin lihtsalt põhimõtteliselt oma asjadega tegelenud senikaua, kui ta on toimetanud. Ja nüüd kolisin alla korrusele, et panna puslet kokku. Mul on mingi 2 puslet, üks on selline, mis ma ei ole veel kokku pannud, 1000-tükiline ja üks on hobustega, mis Sass mulle kinkis, mis ma ei ole ka veel kokku pannud ja ma mõtlesingi, et nüüd siin talveperioodil, kus on rahulikum tempo, et proovida mingit rahustavat tegevust teha. Aeg-ajalt ilmselgelt ma seda 1000-tükist täna kokku ei pane, aga mõtlesin, et ma hakkan siia laua otsa vaikselt seda kokku panema ja praegu ma võtsin neid ääretükke, otsisin nii palju, kui ma leidsin ja nokitsen siin, naudin akna taga olevat lumetormi. mu
raju laupäev jätkub, mitte midagi pole muutunud. Te nägite mind siin pusle taga enne. Peale lõunapausi mu sõbranna tõi oma koera ka siia paariks tunniks hoidu. Vaatasime Netflixist mingit haiget dokumentaali suhkruga. Suhkur on tõesti oma koera nimi. Ja nüüd on kell mingi 6. Tänaseks saigi siis töö läbi. Basically sama, mis ma enne näitasin, et lihtsalt mõlemad toad on pahteldatud, nüüd on ka mõlemad toad kinni teibitud ja homme hommikul peaks siis saama panna esimese kihi värvi peale, mis ma kartsin, et äkki üldse ei saa värvi panna, et äkki nii oodatumast palju rohkem on seda pahteldamist ja kõike seda, aga tundub, et ikkagi saab sellel nädalavahetusel värvi panna ka peale. Ma tellisin õhtusöögis sarmuudut, ootan siin oma šašlõkki. Teen puslet, minu puslega on see, et vahepeal viskab kopani ette, siis ma vaatasingi 1,5 tundi seda dokumentaali ja nüüd ma olen tagasi pusle kallal. Üli wild, ma ei tea, täiega põnev elu. Aga üks mu soove endale selleks aastaks on lihtsalt leida selliseid hetki rohkem, kus ma saan chillida. Naudin praegu kodus olemist. Siit lapsetoast. Jättisin ennast päevaks valmis ja nüüd ootangi uuesti sõbranna meest, et ta siia tuleks, aga ma vaatan, et meil on mingi räme lumetorm olnud öösel. Ma arvasin, et see on ainult maja taga, sest kui ma hommikust sõin, siis terrassi ukse pealt oli näha mingi 40-50 sentimeetrit lund. Aga nüüd ma näen oma auto kõrvalt ka, et maja ees on ka mingid rämedad vallid ja Sass läks juba eile oma ema nappi. Neil oli vaja minna ema koeraga loomaarstile, nii et nüüd tuleb minu hommikune trenn siit kiiresti. Suurem osa ära lükata, et üldse meie töömees siia ligi saaks. Naabrimeine ka kirjutas juba, et kas keegi saaks talle appi minna, sest et ta üksinda ei jõua lükata. Ja siis ma mingi okei, naiste trenn, proovime. Tahtsime lund, saime, ma ei vingu, vähemalt Sass ostis seast hästi suure labida, nii et sellega on suht lust ja lillepidu lükata, nii et jumal tänatud, ma tellisin endale hobukeskuses selleks talveks üldse tegelikult tallis käimiseks siuksed sooja voodriga veekindlad saapad, sest seal on hästi mudane. Seega nad peavad olema full veekindlad, aga need on nii soojad ja head praegu lume lükkamiseks. Tund aega seal õues, ma olen üleni higine, pean kiirelt ennast uuesti üle laputama, aga ma jõudsin sinna punktini, kus meil praegu on hästi hea labid, selles mõttes ma ei tõstaks nagunii mingit rasket lumelabidat. See raskuskese on siuke ebastabiilne ja sa kehaga ei hoia nagu normilt, aga see aasta ostsimegi hästi hea Fiskarsi labida, siukse, et sa lihtsalt libistad ja kallad, et siis sa ei pea nagu otseselt tõstma. Et ma alati kallan tühjaks ja siis lihtsalt tõstan labida tühjalt ära, aga need hangedätes muutusid juba nii kõrgeks, et enam lihtsalt ei piisaks kallamisest, nii et ma jõudsin mingi pooleni ja Sass peaks varsti tulema ja siis teeb korralikult kõik ääred ja pool edasi. Ma lootsin, et ma teen kiiresti ära, et siis töömees saab nagu ligi, aga töömees ei saa siia autoga nagunii ligi, nii et me oleme lumelõksus, aga ta saab ilmselt panna auto kuhugi kaugemale natukene tee äärde ja siis tulla jala läbi lume. Igal juhul väga ekstreemne lumetorm. Ma nüüd ootangi ta ära, siis ta hakkab vaikselt seda esimest roosat kihti panema lapsetuppa ja ma samal ajal mõtlesin, et ma mingi loen ja teen puslet, aga praegu ma pean uuesti pesama minema, sest see oli lihtsalt ootamatust retsim kardio. Tulime vahepeal poodi oma nädalatoitu ostma ja ma käisin apteegis ka ja ma ostsin selle mingi glükoosi vedeliku ära endale teisipäevaks.
apelsini oma. Soovitati tegelikult koola oma, aga see oli otsas, nii et ostamegi nädalatoidud. Suht palju, lihtsalt kapp oli täiesti tühi. Eile õhtul mõtlesin veel, et läheks poodi, siis mõtlesin, ma ei viitsi minna ja siis hommikul oli siuke lumetorm. Aga tulime praegu, nii et ostame asjad ja siis tagasi koju. If I had a boat, I would sail out. Take every brother and sister of mine. We'd roll in the sunshine and sleep when it's dark. Hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah it's black. Oh, the water's black. 'Cause it's black, it's all black. Black water. If I had some time, I'd be biting it well. But my house is on fire, there's no one left to tell. Just take what is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. I'll pick you violet. Sais nüüd lükkab väljas lund, sest siin saab ikka korralikult peale. Tundub, et nendest värvidest, mis ma tellisin, jääb puudu. Ehk siis ma tellisin juurde, aga siis ilmselt peab järgmine nädalavahetus lõpetama. Nii et kahjuks elame siin kolihunnikus vist edasi 1 nädala veel vähemalt. Aga kuna ma tahaks bolognesiat jälle teha, siis ma panen selle podisema. See peab mingi 2 tundi podisema nagunii pannis. Nii et ma hakkin sinna sellerit, triivin 1 porgandi sibulat, kuumutan need ära, siis panen küsla, natukene seda mingit tuubis tomatipastat ja 2 veisehakliha. Kuumutan, praen soolapipraga, küüslaugu, maitseaine, mingid erinevaid ürte ja siis panen tomatipüree peale 500 grammi, et siis on siuke tomatine pada ja siis ta peabki pudisema ja olema. 1 puljongikuubiku panen ka. Nii et teeme meie siis seda, siis pärast saab veel natukene puslet panna. Õhtul tahaks Sassiga oma Netflixi sarja edasi vaadata ja meie töömees siis vaeseke teeb edasi. Nagu ikka, kõik koduprojektid, mis sa arvad, et läheb 1 päev, läheb lõpuks 4 päeva, nii et vähemalt asjad on töös. Õnneks lapseni on veel mingi 2,5 kuud aega, nii et it's gonna be fine. Uus nädal, challenge nädal number 2 ja õnneks see lumetorm vist kõige suurem osa on peatunud, et juba hirmuga vaatasin hommikul aknast välja. Saks mõtles ka, et huvitav, kas ta peab mingi tund aega varem tõusma, et ma üldse saaks autodega kuhugi minna, aga õnneks on ainult mingi pisikene ja tundub, et kerge lumi saanud öösel maha. Nii et trenn läheb tavapäraselt edasi. Ma alustan siis oma rasedakava 2 nädalat nüüd ja esimene trenn. Ja tavaliselt ma lootan ennast trennipäevadel nii, et trennivabadel päevadel ma siis saan kauem magada, aga see nädal, kui ma ei eksi, siis ma ei saa kauem magada ei homme, mis on siis tavaliselt trennivaba, sest mul on homme see glükoositest ja ma pean juba 7:30 olema haiglas, ega ka neljapäeval, sest siis mul on mingi Denim Dreami podcast ja ma lähen meiki hommikul. Võib-olla natuke kauem saan neljapäevaga, aga pigem ikkagi mitte nii palju, kui ma tahaks. Nii et see nädal on kindlasti väsitavam, aga sellepärast ongi hea, kui on mingi treeningkava või väljakutse, et kõik nädalad ei ole siuksed, kus me oleme ülimotiveeritud. Siis nendel hetkedel ongi mõnus, kui on natukene lisamotivatsiooni ja lapsetoaga. Nagu ma eile ütlesin. Ma kartsin, et me ei saa valmis ja see on tegelikult okei. Sest mis ma algselt mõtlesin, et äkki 1 päev läheb aega selle kõigega. Nüüd siis läheb suure tõenäosusega 3. Aga jah, esimene päev oli full päev mõlema toa pahteldamine. Just lapsetuba oli hästi nagu sügavad siuksed laod. Täitsa nagu kivitükke lausa pragunes seinast. Et ei olnud lihtsalt mingi pisike pragu ja pahteldad kinni, et see ikkagi võttis tööd. Siis Sassi kabinetis samamoodi pahteldamine. Siis mõlema toa teipimine ja mingisugune kõikide asjade ettevalmistamine, et need mingid
kardinapuud ära kruvida ja kõik siuke asi. Ja siis teine päev oligi sassitoa värvimine ja me tegelikult oleks jõudnud kõik ilusti, aga ma olin tellinud liiga vähe värvi. Ja ma tellisin värvi mingist siuksest veidrast internetipoest, mingi wallpassion.com. Mulle tundub, et see tuleb kuskilt Skandinaavia maadest. Ja miks ma sealt tellisin, oligi see, et ma tahtsin siukseid nagu küll roosat tooni seina, aga see roosa oleks siuke nagu looduslik, maalähedane roosa, mitte nagu siukene mingi erkroosa või beebiroosa või mis iganes. Siis ma leidsingi selle kodulehe niimoodi, et ma märksõnana panin internetti maaroosa. Ma tellisin nii palju värvi, et meil mõlemad toad on kuskil 10 ruutu. Umbes peaks jaguma 8 kihiks, aga ma ei tea, ma olen nii noob ka, et ma oleks võinud kohe tellida mingi väikse putsiku mõlemasse tuppa juurde, aga ma kuidagi ma ei mõelnud selle peale, pole kunagi mingi seina värvinud ja ma ei tea, mis iganes. Ehk siis kuna lapsetoas oli rohkem vaja pahteldada, ka teine päev veel töömees pahteldas seda edasi, sest seal olid sügavamad praad. Ta alustas värvimist sassitoast ja sassitoas sai kiiresti selgeks, et okei, neid värve ei jätku. Üks kiht sai sassil seina ja siis lapsetuba. Mõtlesime, et hakkame ühte kihti tegema, aga kell oli juba nii palju. Et jah, tellisime lihtsalt värve juurde ja nüüd siis loodetavasti neljapäev, reede, midagi siukest. Saab mõlemad toad, sassituppa teine kiht ja lapsetuppa 2 kihti. Aga positiivne oli see, et see sassitoa esimene kiht, mis on siis sama värv, lihtsalt teine toon. Et see kuivus üli ruttu, et kindlasti saaks ühe päeva jooksul panna 2 kihti ära. Natuke tüütu küll, sest meil on mingid, ma ei tea, IKEA mööblikarbid on magamistoa seina vastas ja siis kõige hullem on minu kabinet. Jah, see on mingi täielik, nagu pomm oleks seal lahvatanud, see on nii palju kräppi on seal praegu. Kindlasti siuke veits ebamugav nagu tööd teha see nädal seal, aga see on ajutine. Igal juhul kell on nüüd mingi 6:30, esmaspäev, uus nädal, positiivne energia. Lähme teeme oma esimese nädala trenni ära. Nüüd lõpuks aega teiega lobiseda täna. Peale trenni hüppasin kohe ühte töökõnesse, mis kestis lõunani. Sõin seda eilset boloneeset lõunaks ja nüüd siis lõpuks sätin ennast päevaks valmis. Mul täna tegelikult oligi 2 asja vaja ära teha. Üks oligi see töökõne. Sealt tuli paar taski mulle, mis ma tahaks vaadata, paar emaili saata korra, kui ma ennast valmis olen ära pannud. Ja siis ma meigin, sest et mul on üks koostöö vaja täna filmida, et siis mul on natuke rohkem nägu peas. Aga vist kodust ei pea täna rohkem välja minema tegelikult, mis on tore. Ja ma filmingi Santa Maria koostööd, nii et ma saangi selle tööasja ja õhtusöögi siis üheaegselt tehtud. Ma käisin täna oma vanas 24/7, kus ma enne kogu aeg käisin, kui me korteris elasime. Ja nii mõnus oli üle pika ja teises jõusaalis olla. Nii et ma mõtlesingi, et äkki ma siis vähemalt paar nädalat käin nüüd seal veel edasi. See annab ka minu arust trenniga lisamotivatsiooni, kui vahepeal, kui vähegi võimalik või kui teil on erinevad jõusaalid lähestikku, siis ma soovitaks ka vahepeal vahetada. Ja ma olengi nüüd mõelnud, et kuna ma samme ei tee praegu eriti, sest et õues on siuke lumi ja meil on tihtipeale teed lükkamata ka kõnnitee. Ma teengi iga trenni lõppu praegu pool tundi kõndimist jooksulindil ja jooksulindil ma kõnnin hästi rahulikult ja seal on pind nagu ka stabiilne, et see on siuke turvalisem kõndida. Ja siis ma saangi oma 3 trenniga nädalas 1,5 tundi kardiot ka sisuliselt kirja, et see on küll suht low intensity, aga ma ei hakka praegu rasedana midagi tõmblema. Igal juhul jah, teen ennast valmis, aga ma tahaks seda koostööd filmida natuke hämaramas, et oleks siuke hubasem õhtusöögi koostöö. Nii et siis annabki mulle paar tundi kohvi võtta, teha arvutistööd, kuigi see, mis siin toimub praegu mu ümber,
see atmosfäär ei ole üldse hubane siin minu toas, aga parem, et see üks tuba on niisugune seapesa, kui et igal pool oleks natuke midagi, nii et me otsustasimegi, et okei, tõstame siis kõik asjad ikkagi siia minu tuppa, teeme paar tööasja ja siis hakkame juba õhtusöögi kallal nokitsema. Lõpuks õhtusöögi aeg ja üks asi, mida me oleme tihti teinud, nagunii te teate, tortilla pizza on meie majas üks niisugune suht staple õhtusöök, lihtsalt sest see on nii lihtne ja kiire. Ja ma olen alati kasutanud neid suuri Santa Maria tortillasid selleks, aga mingi aeg me Sassiga proovisime neid mini-tortillasid esimest korda tortillapizzade jaoks. Juba see, et need tortillad olid väiksemad kuidagi andsid niisuguse nagu uue retsepti vibe'i, kuigi katted jäid samaks meie pizzal. Ja ports tundus ka 2 tortillaga kuidagi nagu parem. Vahepeal mul on nende suurtega nii, et 1 nagu ei ole piisav ja 2 on võib-olla too much, et siis need mini-tortillad on hästi hea vaheldus. Eriti sinu aasta restardi ajal on ju, aga täna ma ei tee mitte tortilla pizzasid, vaid ma teen, nagu siin pakil ka näha, on selliseid mini-tortillasid või soft shell tacosid, kuidas iganes te tahate neid kutsuda. Ja ma mõtlesin hakkliha asemel jällegi, et oleks natuke midagi uut tortilla vahele panna, hoopis krõbekanatükid, nii et ma teen sellised, nagu siin pakil on näha, crispy chicken ampsukesed. Ja ma vaatasin Santa Maria lehelt, et kuidas seda valmistada. Siis soovitatakse 500 grammi kanafilee lõigata pisikesteks kuubikuteks, paari sentimeetri paksusteks, panna suurde kaussi, 1 supilusika täis õli ja siis kogu see pakisisu. Mul on küll natuke üle poole kilogana, nii et ma ostsin igaks juhuks 2 pakki, aga vaatame, võib-olla piisab 1, ma vaatan nagu silma järgi. Ja siis peaks 225 kraadi juures neid krõbedaid paneeritud kanakesi küpsetama ahjus 15 minutit. Ma panen selleks juba ahju sooja. Ma mõtlesin, kuna see krõbekana on see põhistaar ilmselt seal, siis ma panengi vahele lihtsalt krõmpsuks pakitud salatilehti, kurki ja jällegi uudsuse ja maitse lisamiseks niimoodi niristaks lõpus natuke peale sellist laimi jalapeno majoneesi. Vürtsikusaste on sellel keskmine, nii et see peaks lisama natuke sükest kikki ka ja sellega koos mulle tundubki, et mida lihtsam see soft shell taco sisu seal ise on, seda maitsvam see kõik siis on. Ja ma juba kujutan ette, kui krõmpsuks see kana saab ja ma olen nii elevil, mul on kõht nii tühi. Nii et tänase taco õhtu staarid on meil esiteks see mini-tortilla, teiseks krõbekana maitseaine ja kolmandaks see natuke vürtsi andev laimi jalapeno majonees. Siin meie õhtusöök ongi. Reaalselt see kana oli ahjus 15 minutit ja kogu selle ajal ma siis põhimõtteliselt tegin ülejäänud. Ehk siis ma ütlekski, et siuke 15-20 minuti õhtusöök ja see on nii isuäratav ja õnneks sellest ühest crispy chicken pakist hästi piisas, nii et ma saan seda lähipäevil kohe veel teha. Lihtsalt see tundub nii hea ja et kaloraaži hoida ka nagu mõistlikuna. Panin seda maja niimoodi mõistlikult, aga kuna ta on siuke virtsikas, siis ta kindlasti lisab seda kikki. Igal juhul polegi muud öelda, kui et head isu mulle. Oh, I had to cut ties, settle the score. I ain't gonna live like this
istusin auto rambi valguses ja ma jõudsin nipin-nabin oma trenni ära teha. Mõtlesin, kuna ma nagunii ei oleks täna saanud mega kaua magada, siis ma hoopis tõstsin eilse trenni tänasele ja siis magasin eile natuke kauem. Muidu kõik päevad peab hästi vara ärkama, siis ma nädala lõpuks olen siuke zombi, aga täna siis mul ongi Jenny korjuse juures meik hommikul. Ma paningi selle meigi aja, sest ma lähen õhtul Denim Trimmi podcasti. See on mu elu teine podcast minu arust. Minu arust ma ei ole rohkem käinud. Esimene oli Sportlandi podcast ja ma olin mingi mega närvis, mega helistasin. Ma ei tea, mida ma kartsin, aga lihtsalt mingi tund aega rääkida. Võib-olla niimoodi, et sul endal on null kontrolli hiljem, et ma kuidagi siin ju ka räägin kogu aeg ja see on fine, aga lihtsalt ma tean, et kui ma midagi jään mingi puterdama või ütlen midagi lolli, ma saan selle ise alati välja lõigata, aga seal on see, et sa kuidagi nagu editimata siuke toores sisu, siis podcast tundub hästi hirmus. Ja muidugi siuksed mõtted ka, et äkki see on igav, mis mul ikka seal rääkida on, kuigi neil on mingid küsimused ilmselgelt, mis nad ise suunavad vestlust, aga natuke on siukene närv sees, aga mitte pooltki nii palju kui kunagi. Et selles mõttes ma olen juba chillimalt suutnud võtta, et tõesti nagu enne Sportlandi podcasti mul oli räme närv sees. Aga kuna Denim Trim lindistab seda ka, siis ma mõtlesin, et okei, ma lasen lihtsalt Jenil teha mingi meigi, mitte midagi, ma ei tea, full glam biomeik, pigem siukene nagu särav, ilus päevameik. Kuna ma olen 7 kuud rase ka, siis ma arvan, see lisasära ja lisapuust annab endale hea ja parema enesetunde selleks vestluseks ka. Ja Jenil oli ainult hommikusi aegasid, ehk siis ma mõtlesingi, et okei, et ma siis peale meiki käin ka korra Ülemistes, sest ma avastasin eile, et mu sinised teksad, mis ma tahtsin sinna podcasti panna, sest see on Denim Trimmi podcast, moe podcast, need ei lähe enam väga kenasti mul kinni, nagu nipin-nabin ma saaks need pressida, aga suht siuke mitte kõige ilusam tulemus oli ja minu arust nad teevad seal pilti ka su outfitist, siis on eriti see pinge ka, et mis ma selga panen. Muidu on Savi on ju podcastis lihtsalt räägid, võib-olla filmivad su nägu, kuidas seal räägid, aga just, et see on nagu ka moe podcast. Siis ma mõtlesin, et okei, ma igaks juhuks lähen korra vaatan teksasid, kui ma ei leia, siis ma pigistan need samad Kilesviineri teksad endale ja lähen nendega, aga äkki ma kiirelt leian midagi ja siis mul on aega terve päev teha mingeid töösju. Lähme siis kõigepealt saame endale ilusa meigi näkku ja siis on kindlasti päevaks kohe parem enesetunne. Spordiäpiga sama, et ma kasvu ja sa teed selle mingi millal see näeb peili, sest seda peili see lihtsalt oh my god, ma tunnen ennast nii ilusalt, nagu mu top-makerid 1000% ongi Jenny korjus, ta tegigi mu pulmameigi ka ja täna tegi mulle meigi ja lained, lihtsalt nii ilus, korrektne ja Aleksandra Jalukse. Mõlemat julgen väga soovitada. Jenny küll elab Kiilis, nii et natuke Tallinnast väljas, aga täiega worth it minu arust ja mõlemal on hästi siuke puhas töö. Ma alati maksan meigi eest, ei ole mingi tasustatud koostöö või mis iganes, aga lihtsalt nagu nii happy. Ja ma täna läksin küll pika Jenny juurde, ma pidin tegelikult minema enne jõule vahetult, aga siis ta jäi haigeks. Mõtlesin, et tead, ma tulen millalgi jaanuaris ja mul täpselt kuidagi täna sattus see podcasti päev ja milline joppamine, sest Jenny ütles, et ta praegu läbib veel mingit masterclassi, kus ta siis peab tegema 6 naisele ka soengu, mingi soengu, mis iganes, igal juhul mingi välismaa kursus, mida ta võtab ja siis need välismaa juhendajad seal kommenteerivad tema tööd ja ta järgmine nädal filmib neid ja siis ta mingi, kas sa tahad modelliks tulla neljapäeval ka? Siis ma mingi jaa, of course, sest soengu modell siis nagu, et ta teeb mingi hobuse saba mulle või midagi, et ma võin tulla ikka, et tasuta soeng nagu, ma ei tea, kas või mingi pilte teha. Siis ta ütles, et jah, et ma ikkagi modellidele teen meigiga, et siis on nagu puhtam tulemus, ma mingi. Nii et sellele tänu, et ma täna kuidagi sattusin ajaliselt nii hästi, ma saan järgmine neljapäev minna ka ja siis ma saan ilusa meigi, ma saan teha mingit sisu või pilte lihtsalt endast või lihtsalt tunda ennast too päev nagu nii hästi, see on alati nii hea tunne. Nii et mega joppas täna ja nüüd mul on see maksimaalne vaata enesekindlus, et minna Saara riietusruumidesse jälle, kus ma käisin viimati detsembris, me käisime koos seal jõulukleite valimas. Siis ma leidsin selle ilusa pruuni kleidi, mis oli siit eest kaetud, nii et ma loodan ka täna, ma lihtsalt tahaks äkki mingeid lohvakaid teksasid, mis nagu kõhu alt saab kinni panna. Ma ei taha kaua seal olla, kell on praegu 11, ma tahan mingi lõunaks kodus olla, nii et mingi 20-30 minutit maksimaalselt. Prooviks paari teksasid ja kui ma leian basics ükseid mingeid podisid, mis on natuke suurem suurus, teate küll need Saara maikad, mis on need klassikud, need siidjad materjalid. Nad teevad ka pikakäistega bluuse ja mul on 2 tükki neid, mida ma kannan raseduse ajal ülipalju valge ja must. Need on mõnusad pehmed, aga need on M-suurus ja nüüd juba kõht nagu piilub sealt välja, et ma tahaks L-suurust leida. Ja eriti hea oleks, kui need oleks bodysuitid, et nad nagu jalge vahelt käiks kokku, just et kui ma saakski teksadega kanda. Aga lähme vaatame ja siis jõuab veel seal ilusa meigiga mingeid tööasju ka kodus teha. Igal juhul ma olen nii rahul, nii happy, nii
hea nagu enesekindel tunne on üle pika aja tänu sellele, nii et jess. Minu üllatuseks on siin mingid julmad aled, nagu ma ei leidnudki neid siideid toppe, sest kõik on nagu mingi kaltsukas ja ma ei ole üldse Zara fänn, kui siin on aled, aga õnneks isegi vist vedastame. Proovisin leida mingi teksade kuhjast, teksasid, mis oleks vähemalt 44 suurus, sest mul enne rasedust oli 40 või isegi 42 Zaras, ehk siis ma leidsin kahed, mis olid 44, aga esimesed, mis mul juba jalas on 46 ja need on nii täkkad mul jalas, ehk siis ma isegi ei hakka 44 panema ja ma alguses kuidagi mingi hullult punnitasin neid siia alla. Oleks niimoodi, aga siis jääb kuidagi see scrunch siia liiga intensiivne, siis ma mõtlesin, tõmbaks korra üles ja jumala ilusti läheb kõhu ümber, isegi ei pigista. Seega lihtsalt palju suurem suurus ja nii ilusad, mulle nii meeldivad. Täpselt eelmised H&M-i raseda teksad sinised jäid mulle kitsaks nüüd ja saangi siis need asemele võtta. Siin on, ma arvan, veel mingi 6 aega kandmist ilusti ja soodukaga ka, mis raseda ajal teksadele on ülihea. Ja ma tahan siia panna valge topi õhtul, aga ma mõtlesingi mingisugune oversize pintsaka peale, sest minu oversize pintsakud praegu kodus ei ole enam üldse oversize ja ma leidsin ühe triibulise tegelikult, mis mul isegi meeldis rohkem. Vot siuke pintsak ka mingi mega soodukaga, ma saan aru, et see ei ole kõigi lukk, et ta on ikkagi üsna nagu boksi, siin on nõlapadjad, hästi suur, aga mulle kuidagi meeldibki praegu. Ma olengi täheldanud, et rasedana nagu ümber asjad mulle millegipärast ei istu, aga ma saan ikkagi seal kõitud näidata, kui vaja ja ülejäänud aja olengi nagu mingi vanaisa, siis mul on vähemalt outfit õhtuks ja siuke klassik. Ja ma arvan, ma panengi mingid võib-olla tennised hoopis siia alla. Algselt plaanisin äkki kontsaga saabas, aga ma isegi võib-olla ei viitsi jamada. Poleks seda uskunud siia tulla, siis ma midagi leian, ma sain 2 asja ja kuna ma Zarast neid toppe ei leidnud, basically ma käin hästi kiirelt ka H&M-ist läbi ja siis lähme juba koju. Ma loodan, et H&M-is on valgeid toppe. Mul on tegelikult see kodus ka see M-suurust. Kui ma ei leia, siis ma saan selle siia veel pigistada, aga mugavuse mõttes võiks juba olla L, nii et ma lähen otsin äkki leian mingid basic'uid H&M-ist ka ja that's it. Ma leidsin need bluusid, need on mu lemmikud, siuksed libe materjal, ma ei oska seletada. Siin on kirjas mingi mikrokiust bluus, aga muidugi minu õnn, ma just tahaks valget ja musta pole üldse, siin on ainult sükene tumesinine ja valget on ainult XS ja S suurust ja mul on vaja L-i. Aga ma sain siit selle tootekoodi vähemalt, see on siin ja mul praegu on M alati olnud ülimõnus ja libe sobib kõigega, aga praegu võtsin L-i siis e-poest. Siis täna pean ikkagi oma M-i pigistama, aga üli-ülihead, nagu ühed mu lemmikud topid üldse. Kodusaaga lihtsalt täiega jätkub. Ma jõudsin koju nüüd poest ja Kuller oli siis toonud need seinavärvid, mis ma juurde tellisin. Mingi express shippinguga Rootsist tulid, et ma vaatasin. Ja täpselt see roosa värv on katki läinud pakis. Ehk siis see on siuke. Võib-olla see on külmast, aga ta on ikkagi suht paksenenud. Kui ma niimoodi katsun seda ärts, ma nagu ei tunne, et kust see lekkinud on. Seega ma loodan, et kui töömees ikkagi avab selle värvi, siis seest segades on kasutatav. Aga kui ei ole, siis ma pean jälle uue värvi tellima ja jälle ootama nädal aega nagu lihtsalt nii tüütus. Aga no loodame parimat. Siit muidu on näha seda värvi, ta tundub siuke võib-olla beežikam rohkem, aga tegelikult seina pannes eriti 2 kihti. Vähemalt see värvi näidis, mis meil oli, ta ei ikkagi siuke nagu tumedam maaroosa, nii et we'll see. Aga lapsetoas polegi mitte mingit muud arengut ja seinad on ikka valged, nii et ma ei tea, saaga jätkub. Ja Sassi tuba on tunduvalt tumedam nagu näha ja tal on ikka full pruunikas hall sein. Tema tuba saab kindlasti valmis, saab panna teise kihi. Siin on see teine värvipotsik, mis tuli. Et sellega saab kindlasti see nädal valmis. Ma väga lihtsalt loodan, et lapsetoaga kaasa värv on kasutuskõlblik. Siis vähemalt kõik Sassi toa asjad saab nädal lõpuks tagasi tõsta siia ja saab mu tuppa võis rohkem ruumi juurde. Ma loodan väga, et kui see värv avada ja ikkagi ära segada, siis meil ei olnudki vaja full potsikut. Et sellest esimesest potsikust saaks mingi siuke 1,5 tuba. Et äkki see teine potsik ikkagi ei ole niivõrd kahjustada saanud ja normaalne ja vaatab. Tulemusi siis potentsiaalselt näete jälle järgmises vlogis. Nagu ma lootsin selles vlogis, siis ei saa võib-olla isegi saa järgmises. No stress, mida ma ei saa muuta ega kontrollida, mul pole mõtet selle pärast stressata. Ja enne kui ma unustan, kuidas ma saingi unustada teile näidata see masterpiece, mis ma video alguses alustasin, sai nüüd valmis. Ma arvan, Sass pani sellest mingi 40 või 30 tükki 1000-st, aga ta alati liitub minuga lõpus, kui on mingi mega kerge juba. Ja selles mõttes on hea, kui keegi teine värskete silmadega tuleb, sest ta leidis hästi kiiresti mingeid tükke, mida ma ülikaua olin otsinud. Nii et ma nüüd hakkangi siin elutoas filmima, sest mu oma tuba on siukene seapesa praegu, nii et ma pean selle kahjuks kokku panema, aga väga mõnus rahustav oli, soovitan. Ja tõesti nendel päevadel, kui ma tegin ja mul oli aega, mu screen time oli mingi palju-palju madalam, nii et hästi mõnus. Mul üks hobuse pusle on veel, aga ma ilmselt paar nädalat ootan sellega, nüüd teen korra pusledest pausi.
nii, valmis minema nüüd. Õnneks ei ole veel mingit ärevust, ma loodan, et ma olen seal normaalne ja tubli. Väga äge outfit minu arust. Lihtsalt basic, classic, lained, make. Aga ma võtan teid kaasa, lähme koos. Vaatame siis ja muljetame õhtul, kui see kõik on läbi, et mis seal taustal toimus ja kuidas see kõik behind the scenes välja näeb. See oli väga hea kaader selles. See on alati altpoolt, see on alati üliilus. Ilus. Aga siit oli väga ilus. Jah, meil on ruutu vaatama. Ma tulen korra näitan sulle, siis sa saad vaadata. Kuskil tegelikult läheb ruuduna ja siis kuskil läheb... Täiesti ükskõik. Peas, et teile sobiks. Sul on mingi sildiga teksad, jah. Sa pead täägima kõik ära pärast. Ja kerkegi natukene nagu... See valgus on hästi külje pealt praegu. Nii rohkem. Ja palju parem. Lubame hästi kiirelt. Ettevõtja ja armastatud YouTuber, keda inimesed on aastaid jälginud, ma arvan tema aususe ja eriti sooja oleku tõttu. Võib-olla alguses sa näed seda oversize pintsakut, mis iganes, see kohe võib-olla ei kõneta sind, aga siis sa hakkad seda nägema pidevalt kogu aeg ja siis mingi asi su peas, mingi klõks käib ära, kui sa järsku mõtled, et mul on seda pintsakut vaja. See on nagu 8 aasta töö ja see ei ole kunagi olnud mingit momenti, kus see hüppas järsku. Et muidugi see on ka jällegi kindlasti mingi vedamise teema, mingid algoritmi teemad, aga see on nagu siuke töö ka olnud. Need YouTube'i jälgijad on siuksed hästi, nad on siuke päris toetajad, mingi päriselt tunnevad sind. Et see on siuke äge. Minu lemmikplatvorm kindlasti siiani. Siis ma ammu rääkisin jälle oma abikaasa töötab tees, et ma tahaks teha spordiäppi. Me naljatasime ju, et mul laps hakkab Tommy Hilfigeri sokki panna ja siin on Tommy Hilfigeri roosad sokki. Ja meie kauplustes on praegu allahindlused, hetkel -40. Meil on nüüd järgmine hommik, ma lihtsalt ei arvanud eile, et meil nii kaua läheb, nii et ma ei filminudki õhtul enam, aga põhimõtteliselt see podcast, me tegime mingid TikTok'e veel lõpus ja mingid pilte alguses, aga see podcast ise oli juba 2 tundi pikk. Nii et see algas kell 6 õhtul ja ma jõudsin mingi peale 9 alles koju ja siis ma olin juba nii väsinud ja ma ei tea, kuidagi kurnatud, aga mega tore oli. 2 tundi lobisemist läks nagu naksti, ma loodan, et ma ei rääkinud midagi lolli seal, eks teie saate siis otsustada, kui te seda kuulate. Aga nüüd mingi 1-2 nädala jooksul peaks see osa välja tulema. Et siis ma share'in oma Instas ka ja saate kuulata, keda huvitab, aga nad tegid nii armsa kingituse mulle seal podcasti lõpus. Siin on reaalselt mingisugune Quessi kamps on meie lapsele, Denim Dreamis müüakse brändi asju, on ju. Aga vaadake, kui armas tikanditega. Ma eeldan, et see ongi mingi newborn suurus, aga nii armas. Siis siin olid veel Tommy Hilfigeri sokid. Täiega nonju. Täna meil tulebki sõbrannamees seda tuba värvima ja siis, kui seinad on roosad, siis saab niuksed asjad kõik ära panna sahtlitesse, nii armas. Siis siin oli sükene piparmündiga Tammetalu tee ja Placenta Active'i ampullid ja šampoon ja balsam, et need siis peaks peale rasedust, kui juuksed võivad hõrenema hakata, turgutama seda juuksekasvu. Nüüd tõesti süka armas läbimõeldus kingitus nende poolt ja see oli üldse nii tore kogemus. Ja ma tahtsin veel rääkida oma glükoositestist. Ma käisin seda teisipäeval tegemas ja ma kuidagi lihtsalt ei vloginud too päev, ma ei jõudnud ja ma unustasin. Aga sisuliselt, kuna sa pead minema sinna tühja kõhuga ja siis mitu tundi ootama, siis ma kohe teadsin, et okei, ma tahan minna nii võimalikult vara, kui ma saan, sest et muidu mul läheb süda pahaks juba sellest tühjast kõhust. Ja ma ärkasingi mingi 6:30 ja ma juba tundsin nagu, et mul on siuke õõnes seest. Täpselt siuke tunne nagu, et ma tahaks midagi süüa juba praegu. Juba enne rasedust ma olin siuke inimene, et ma ei unustanud kunagi süüa, et mul läks süda pahaks, kui ma ei söönud mingi 3 tundi, ma pidin kogu aeg näksima midagi või ma olen nagu harjunud sööma tihti. Siis ma kartsingi, et okei, ma läksin 7:30 sinna haiglasse, ikka oli siukene kahtlane õõnes seest. Nad võtsid esimese vere, et siis võrreldagi hiljem, kui sa jood seda glükoosijooki hilisema glükoosi tasemega, ma ei tea, mis iganes. Anyway, mingi suhkrutase veres, et tuvastada, kas sul on rasedusdiabeedi risk või juba rasedusdiabeet. Ja peale seda esimest verd ma siis jõingi seda jooki seal mingi 7:30 ja vot see oli rõve. See jook oli tõsiselt rõve, see oli nii suur. Mul oli apelsini maitseline mingi ja see oli ülimalt rõve ja magus ja vastik. Aga minu üllatuseks see magusjook hoopis täitis mu kõhu ära ja see joomishetk oli rõve. Aga peale seda, kui ma pidin veel 2 tundi ootama, oli täiesti fine. Mul polnud üldse süda paha, kõik oli ülinormaalne. Mul oli arvuti kaasas, ma tegin tööd ja siis ma mõtlesin, et okei, see ei olnud üldse nii hull, kui ma kartsin. Ja nii palju, kui naised on mulle kirjutanud, siis kellelgi pole mingi mega hull olnud. Et mul üks sõbranna küll oksendas,
kunagi. Mul sellepärast ilmselt jäigi meelde see pigem siukse negatiivse asjana, aga minu kogemus oli küll väga okei. Ja miks ma arvan, et see uue aasta väljakutse ja detsembri väljakutse on ka mõjunud, ongi sellepärast, et mul olid kõik näitajad korras esiteks, see suhkrulevel oli korras ja eelmine kord, kui mul oli kaal pigem drastiliselt tõusnud mitu kilo järsku, siis seekord oli kaal täpselt sama, mis eelmine kord, ehk siis nüüd enam vahepeal midagi ei tõusnud, aga samas laps on kasvanud, kõht on kasvanud, et see oli kõik normis. Ilmselt ma olingi lihtsalt enne eelmist appointmenti suht palju söönud ja suht palju ikkagi nagu magusat endale lubanud ja pigem nagu ebatervislikke asju ka. Ja siis arsti meeldetuletas, et okei, nüüd me peaks tegelikult vaatama, et sul diabeeti tekiks. Veits pani mulle seda motivatsiooni ja hirmu, et ma olin nagu tubli, aga ega ma mingi megarange ka endaga ei olnud jõuludel. Ma lihtsalt üritasingi, et ma ei söö üle ja ma ei söönud enam iga päev mingit magusat ja niimoodi. Pluss siis muidugi see trenn ja nüüd väljakutse ja nüüd muidugi ka need kardio jalutamised. Tundubki, et see üleliigne vesi läks kehast välja ja kaal kuidagi normaliseerus jälle, et selles mõttes see täiega on aidanud, nii et mul on kohe jälle lisamotti seda väljakutset siin jätkata ka. Nii et jah, kui sa tahad ka veel meie väljakutsega liituda, siis kuni 1. märtsini on aega, isegi kui sa ei jõua teha terviklikku treeningkava, siis sinutrenn.ee meil on päris palju üksikuid trenne, et isegi oletame, sa teeks 1 trenni nädalas, olgu see siis 15-minutiline trenn kodus või ma ei tea, tunniajane trenn jõusaalis, et see on ikka parem su tervisele, kui mitte midagi teha ja need nädalad lähevad nagunii, nüüd meil on juba teine nädal läbi, et see kuidagi läheb nii ruttu, et siis miks mitte enda heaks midagi teha nende nädalate jooksul ka. Ja vahet ei ole, kas sa teed seda uue aasta väljakutset või sa teed mingit rasedate kava nagu mina või sa teed mingeid üksikuid trenne, siis selle väljakutse raames sa osaleksid ikkagi ka auhinnaloosis, mis meil on siis toitumisnõustaja poolt välja pandud personaalne nõustamine, Louvre brändilt 100-eurine kinkekaart, Linear Shopilt 100-eurone kinkepakk juuksehooldustoodetega, Samui massaažisalongi kinkekaart 100-eurone Tallinnas, Slim salongi kinkekaart 100-eurone Tallinnas ja Veesenbeck külaliste majas 2 ööd majutust, siuke hästi cozy metsamaja tunnisaunaga Võsul, et päris head auhinnad on seekord ka. Et mina küll nägin see nädal arstil, et mingid tulemused on, et nad ongi teistsugused tulemused ilmselgelt, sest ma olen rase, et ma ei vaata oma mingit treie ümbermõõtu ja kaalu või midagi, aga juba need näitajad ja see, et mu tervis on korras ja et asjad on stabiliseerunud, see on minu jaoks juba ülioluline praegu eriti. Nii et jah, siuke positiivne uudis ka siia nädalasse ikkagi. Ma nüüd siinkohal lõpetan selle vlogi, alustan järgmise vlogiga ja ma näengi teid siis järgmine nädal. Tšau!